Lennart Meri on öelnud midagi sellist, et lihtne pidi olema rääkida juttu, mis kõigile meeldib. Hoopis keeruline või keerulisem pidi olema rääkida seda juttu, mis on tõde. Ma püüan seda teha. Ja tõde mitte selles kontekstis, et mina seisan siin ja tean, mis on tõde, vaid tegelikult tõde selles kontekstis, mis on reaalsus. Ja kogu minu jutt teile baseerub 3 osal. Kõigepealt üritan ma teile näidata õiguskaitseasutuste poolelt seda, kus me oleme, mis on meie reaalsus. Siis ma räägiks teile sellest, millise tee me oleme valinud, kuhu me läheme, mida tähendab kriminaalmenetlus, mis on see mõte, millal me leiame, et see ja ainult see aitab, millal me oleme tagasihoidlikumad ja mõtleme, et äkki on alternatiive. Ja minu 3. esitluse plokk peaks olema kõige optimistlikum. See peaks rääkima sellest, et mis on ideaal, kuhu me jõuda tahame. Aga siit ma alustan. Karmi reaalsusega. Ma ei hakka teile ette lugema neid numbreid, sellepärast et te teate neid numbreid paremini kui mina. Pigem näitan ma neid numbreid lihtsalt selles kontekstis, et me kõik aru saame, kus me paikneme, milline on see numbrite jada meie ümber, mis tegelikult ju räägib sellest, mis toimub ühiskonnas, mis toimub eludes. Üle 2000 asja, peaaegu 3000 perevägivalla kuritegu, see on ametlik Justiitsministeeriumi statistika. 2015. 10 kuuga registreeritud, me teame, et on toimunud karistusseadustiku reform, jällegi ärme takerdume detailidesse, ärme räägime, et kuidas seadus on vahepeal muutunud, räägime proportsioonidest. Me tegelikult näeme seda sama proportsiooni, me näeme tegelikult, et 10 kuuga, kui praegusel ajal on seaduses sõnaselgelt kirjas, et kehaline väärkohtlemine lähi- või sõltuvussuhtes, siis jällegi me näeme 10 kuuga 2000 kuritegu. Kui me vaatame politsei statistikat, siis need infoteated, need on need, kui politseile tuleb teada, et kõige lihtsamalt väljendatuna, et see võib olla perevägivalla juhtum, see ei pruugi olla vägivald alati, see võib olla naabrite poolt väljakutse selle peale, et on kõva muusika, et on selline sõnavahetus, mis iganes. Ja ka see ei ole oluline. Oluline on see, et tegelikult mis on see suurusjärk, mis on need juhtumid, kus riik reageerib. Me näeme tegelikult 2015. aasta puhul seda numbrit 8942. Päris mõtlema panev number, kas pole. Aga sealt me jõuame edasi siis sinna, et nagu oli ka teie tänase päeva teema, et kuidas edasi. Selleks, et minna edasi, peaks kõigepealt omavahel kokku leppima, et kus me oleme ja mida me teeme. Mis asi on kriminaalmenetlus? Jällegi, ei pea ju teile pikalt seletama, te teate seda. Võib-olla kahjuks liiga sageli natukene negatiivse poole pealt, sest ikka ja jälle tuleb see jutt sellest, et pole ressurssi ja aega ja nii edasi. Ma ei tahaks sellest rääkida, sest need, kellega me kohtunud oleme teie seast, need teavad, et mu arusaam on alati olnud see, et ma ei taha kuulda lugusid sellest, et meil ei ole piisavalt head seadust. Ma ei taha kuulda lugusid sellest, et meil ei ole piisavalt ressurssi. Loomulikult, alati leiab probleeme, aga minu meelest alati on olulisem leida lahendused. Aga teema on tõsine ja sellepärast loomulikult oleks kohatu minul siin peaprokurörina öelda, et probleeme ei ole ja kõik on väga hästi. Sest ettevaatlikult ütlen ma seda, sest ma usun, et teie saate aru, mida ma ütlen. Ettevaatlikult ütlen ma seda, et tegelikult on ju hea, et nende registreeritud kuritegude arv kasvab. Kõlab jubedalt, on ju. Aga tegelikult meie teame, et mis selle taga on. Selle taga ongi tegelikult teavitus, selle taga on teie töö, selle taga on see, et inimesed julgevad pöörduda, selle taga on see, et inimesed usaldavad riiki, usaldavad teid. Ja see on hea. Kriminaalmenetluse eesmärk on meil teatavasti leida tõde ja leida selle tõe kohta tõendid.
me teame ka seda, et kriminaalmenetlus tähendab õigusi, reegleid ja kohustusi. Ka siin ei hakka ma rääkima sellest igapäeva murede kohast, mis meie prokuröridel ja politseinikel on. Jälle te teate seda paremini kui meie. See on see, et kannatanu neis asjades vajab tuge, vajab abi. Ja meie vajame kannatanut ja kannatanu vajab meid. See kohustused ja õigused ja reeglid, see tähendab jada, aga ma ei taha olla pessimist, pigem ma tahan öelda seda, et jõudes varsti nende slaidideni, mis on lahendused, ütlen ma juba etteruttavalt seda, et mulle on väga sümpaatne tundunud see koostöö, mis räägib sellest, et me vajame neid inimesi, me vajame neid, kas me ütleme, et need on tugiisikud, ohvriabitöötajad, on need vabatahtlikud, on need kes iganes, kes on need, kes on alati kannatanu kõrval, kes aitavad kannatanut ja kes tegelikult, andke andeks, aga aitavad ka meid, sellepärast, et õigusriigis ei ole võimalik minna kohtusse, tõendada kannatanu vastu toime pandud päris ilma kannatanuta. Samas ma ei taha mitte kuidagi öelda seda ja ma ei taha nõustuda ja ma ei nõustu kunagi sellega, et kui kannatanu täna ütleb, et peksti ja homme ütleb, et ei pekstud, et no siis ei olegi midagi teha, siis paneme asja kokku ja lõpetame ära. Ei, nii ka ei tohi. Ja see on üks põhiprintsiip, millest tuleb lähtuda. Nüüd selline õigusfilosoofiline küsimus, mis ikka ja jälle nendest kriminaalasjadest on ju meie ees, on see, et mis on siis selle tõe kõrval kriminaalmenetluse eesmärk? Mis on see peamine eesmärk? Kas kaitsta kannatanut või karistada süüdlast? Mina ei tea. Ideaal on see, et need mõlemad oleks võrdselt kaalukad. Et me ühtaegu selle menetluse kaudu kaitseme kannatanut maksimaalselt ja karistame süüdlast nii, nagu see tegu seda kaaristust väärib. Reaalne elu on see, et ma julgen öelda, et vahel meil tuleb valida. Mitte mustvalgelt valida, et üks või teine, ei. Aga need kaalud ei ole lihtsalt võrdsed. Ja see on nüüd jälle see koht, kus ma näen, et me peame jõudma selleni, et tegelikult eesmärk on täita mõlemad. Küsimus on see, et kes on riigis need, kes seda mõlemat kaalu võrdselt katavad. Kas kõike saab teha õiguskaitse? Kas õiguskaitse saab, kui me räägime piltlikult 100% kaitsta kannatanut ja 100% karistada süüdlast? Keeruline, aga lepime kokku, kuidas saab. Lepime kokku, et me kaitseme kannatanut nii palju, kui me saame ja karistame süüdlast. Aga teie kaitske maksimumiga kannatanut ja aidake meil karistada süüdlast. Aga jõudus tagasi tõeni. Kui ma kirjutasin seda lauset, et lähisuhte vägivalla juhtumite tõde pole reeglina raske leida, siis ma mõtlesin korraks, kas see on üleolev. Aga ma usun, et te saate aru, et selles ei ole grammigi üleolekut, vaid jällegi, see on reaalsus. See on see, mida näeb politseinik, kes läheb väljakutsele perevägivalla juhtumi puhul. See on see, mida näevad arstid, kui nad kuulevad seda kannatanud esimest reaktsiooni. See on see, mida näete tegelikult teie varjupaigas. Te näete vägivalda, te näete kannatanut, te kuulete ära tema loo, selle taga on reeglina keerulised inimsuhted. Lihtne. Tõde on ju olemas. Aga mis saab edasi, kui tõde on laual? Siis algabki ju tegelikult meie töö ja meie koostöö. Ideaal. Miks on ideaal oluline? Sest ma tegelikult julgen arvata, et tänasel päeval igapäevatööd tehes me lähtume ka sellest ideaalist. Andke andeks, kui iga kord ei tule see päris nii välja. Sellel on omad põhjused, aga ma usun, et ükski nendest põhjustest ei ole hoolimatus. Ideaalist peabki õiguskaitse samamoodi lähtuma kannatanu huvidest. Mul on hea meel, et seadus tuleb meil appi. Mul on hea meel, et
tegelikult tuleb järjest rohkem teateid. Mul on hea meel, et me tegelikult liigume väga selgelt sellise kannatanu kesksuse suunas. Mis seal salata? Ma olen kärsitu loomuga ja vahel mulle tundub, et kuidagi aeglaselt liigume. Sest tegelikult on ju ideaal see, et kui meie ees on kannatanu, siis me suudame tuvastada tema tõelise tahte iga kord, alati, täies ulatuses. Mis siis, et ta ütleb homme, et see, mis ma rääkisin eile, ei ole tõde? Mis siis, et ta mõtleb selle ütluste andmise keskel sellele, mis saab temast homme vägivalla kontekstis, mis saab tema perekonna rahakotist, mis saab tema lastest, kui mees vangimajja läheb, mis saab kogu tema elust ja nii edasi ja nii edasi. Ja jällegi, me mõlemad teame seda, et liiga kergesti, võib-olla jälle mitte etteheitvalt, vaid võib-olla siis liiga sageli me näemegi tegelikult seda, mis juhtub kannatanutega neis asjades. Aga see ei tohi minu meelest mitte mingilgi moel riiki heidutada. Ja tegelikult see, mida me omavahel oleme rääkinud, et unustame ära tegelikult selles mõttes kannatanu, et anname talle tuge, laseme tal rääkida, aga kui ta ka ütleb oma tõelisest või ütleb oma ütlustest lahti, ärme alla anname. Lähme edasi, proovime. Loomulikult ma tean, et mu kolleegid ütlevad, aga kui siis kohus mõistab õigeks. Andke andeks, aga võib-olla las mõistab. Fakt on see, et me peame mõtlema selle peale, et kui ühiskonna pikemas mõttes on ju eesmärk, see eesmärk, kuhu ma ka jõuan oma slaididega ju see, et seda vägivalda oleks oluliselt vähem. Siis selle eesmärgi nimel tuleb minna, tuleb püüda, tuleb riskida. Loomulikult mitte riskida rumalalt, vaid riskida targalt ja väärikalt, aga kannatanute nimel. Ideaalis on lahendus kiire tulema, sisu on selge, karistus adekvaatne. Ma arvan, et jällegi, kannatanu on see märksõna. Igapäevaselt me mõtleme selle peale, et ainult kriminaalmenetlus ei ole lahendus. Me vajame sinna kõrvale veel midagi. Küll aga kriminaalmenetluses me peame ka mõtlema selle peale, et ka ainult selline traditsiooniline karistamine, et tingimisi karistus, rahaline karistus, nii edasi, ka see ei ole lahendus. Seal kõrval peab olema midagi veel, seal peab olema, olgu need lisakohustused, olgu need programmid, kuidas iganes kõige laiemas mõttes, mis sunniks ka ühelt poolt seda süüdlast mõtlema, sunniks teda muutma oma käitumismudelit. Aga reaalsus, see, ma luban, on ka ainuke, ma usun, sellist veidi halakajastav lause minu ettekandes, et reaalsus, millest ma pean ju ka rääkima, sest kui ma ütleks teile, et järgmine nädal ei tegele meil riigis mitte 10 prokuröri nende asjadega, mis on tänane reaalsus, sest see on see, mis on reaalsus, vaid et ma ütleks teile siinkohal, tulles tagasi Lennart Meri tsitaadi juurde, et ma luban teile, sest seda on hea ju öelda siin, et järgmine aasta tegeleb sellega 20 prokuröri, vägivalla asjade arv suureneb kohtusse saatmiste näol, mis meil praegu on kuskil 800 ümber, 100% on 1600. Lihtne oleks. Ma arvan, et ma valetaks. Järelikult reaalsus on see, et meil on koormus, mis seal salata. Teinekord ka vajadus teadmiste ja empaatiavõime järele ja aega on meil vaja. Aga tulles tagasi siis selle juurde, et kuidas riik saaks, riik võiks või riik peaks. Minu meelest on üks selge. Vägivallale tuleb reageerida ja vägivalla eest tuleb kaitsta. Nüüd küsimus on see, et kas see riigi reaktsioon peab olema alati kriminaalmenetlus algusest lõpuni. Ma tean, et kannatanud vajavad kriminaalmenetlust selleks, et tunda ennast tugevalt, selleks, et olla kannatanu, et ta saaks olla ohver, ta teaks, et ta on ohver, et riik suudaks talle abi pakkuda, aga mis veel olulisem, et me annaks talle ka võimalus olla nii tugev riik tema selja taga, et ta tuleks sellest olukorrast välja. See peaks ju olema see kõige olulisem eesmärk. Ja sealt me nüüd jõuamegi selleni, et mina arvan, et
loomulikult õiguskaitse nimel ma ei saa öelda, et ei pea vägivallale reageerima, kriminaalmenetlus ka peab. Seaduse järgi peab ja sisu järgi ka peab. Lihtsalt peab alati mu meelest mõtlema, et milline reaktsioon, see reaktsioon peaks olema võimalikult kiire, tõhus ja adekvaatne riigi poolt. Ja seal on juba hoopis erinevad võimalused ja meie koostöökohad, kuidas me saaksime ühtmoodi aru, et see just selline reaktsioon on. Terviklahendustesse olen ma alati uskunud, sest ma arvan, et üksi ei saa. Ei aita ainult sellest, et ütleme mehele, et on see tingimisi karistus või vangistus. Üksi ei aita. Sotsiaalsüsteem, et räägime ainult pehmest poolest, anname ainult abi, aga ei karista. Kas see on lahendus? Ei ole. Kas kodanikuühiskond üksi saab? Ei saa, sellepärast et ma arvan, et riigi abi on vaja. Riigi abi on vaja nii sellelt pehmelt poolt ehk sotsiaalsüsteemi poolt kui tegelikult õiguskaitsesüsteemi poolt. Ja teie ei saa ka üksi, aga koos saab. Tulles tagasi, mis me täna teeme, ma ei hakka siin ette lugema neid kohtumisi teiega või teie partnerorganisatsioonidega, ei. Aga ühte ma ütlen, et tegelikult me proovime üha enam lähtuda oma otsuste tegemisel kannatanust. Me oleme kokku leppinud väga selged arusaamad ja põhimõtted nii menetluse keskel, aga mis tegelikult mõnikord on veel olulisem ka pärast seda. Sellepärast, et ühest me oleme ka aru saanud, et see ei aita, kui meil on see kohtuotsus laual. Perevägivalla juhtumid on need, kus me teame, et sellega ei lõppe vägivald. Me tahaks mõelda, et lõppeb. Me tahaks mõelda, et me oleme selle kannatanu jaoks selle kohtuotsusega probleemi lahendanud. Reaalsus on see, et oleme selleks ajaks suure tõenäosusega, kuni kas isik viibib kinnipidamisasutuses, tuleb järgmine palgapäev või vihastab mees millegi peale, mis on ettearvamatu, nagu te teate. Me oleme kokku leppinud selle, et ka prokuröride, politseinikega, jällegi mitte detailidesse laskudes, et aga üha enam me saame aru, et prokurör on küll kohtueelse menetluse juht ja enne kõike seotud kriminaalmenetlusega, aga ka riigi enda koostöö peab olema nii tõhus, et see peab lähtuma sellest ühiskondlikust vajadusest. Mis tähendab seda lihtsalt öelduna, et me oleme ka politseiga kokku leppinud, et see on prokuröri ülesanne igas väiksemaski kohas oma jaoskonna juhiga kokku leppida see, kus on riskipered, kus on meie kannatanud, kes kannatavad. Ja kui on olemas see kohtuotsus, kus on võib-olla tingimise karistus sellele perevägivallateo toimepanijale olemas, siis tegelikult järgmine samm peab olema võib-olla see, et iga 2 päeva tagant alguses, võib-olla hiljem nädalas korra, see sõltub konkreetsest inimesest, käib just nimelt see korrakaitsepolitsei ukse taga, koputab uksele ja küsib, tervist proua, kuidas täna läheb? Mis on oluline? Oluline on see, et tegelikult kui sellel inimesel on, kes on kuriteo toime pannud, kui tal on otsus, siis tegelikult panevad ju vägivallategusid toime arad mehed. Nad kardavad. Ja nendel on oluline anda riigi poolt see sõnum, et nemad ei tea, millal riik tuleb, sest ta peab teadma, et riik on tegelikult kogu aeg selle kannatanu selja taga. Tema ei tea, kas uksele koputatakse täna, homme, ülehomme, reedel või pühapäeval. Aga kui tal on see teadmine, et aga võidakse koputada ja kui siis tuleb välja, et proua ei saa vastata, et kõik on hästi, siis tuleb politseil härra kaasa võtta, kuigi härraks ma seda ei nimetaks, aga ja viia sinna, kuhu tuleb ta viia. Kui me seda politseiga alguses rääkisime, tundus ka esimene reaktsioon, mis seal salata, huvitav oli see, et allpool, et kas meil selleks ressurssi on. Kui me rääkisime politseijuhiga, mul on hea meel, et ta ütles, muidugi on. Miks? Miks meil on selleks ressurssi? Sest ma arvan, et iga selline ärahoitud vägivallategu tegelikult, see kaotatud 15 minutit sellelt korrakaitsepolitseial seal ukse taga, on tegelikult võit, mis hoiab kokku aja sellelt menetluselt, mida me peaksime hakkama menetlema alles siis, kui see vägivald on uuesti kerinud ennast nii kõrgele, et meie laual on kas 121 raske kehavigastus või annaks saatus, et mitte, aga tapmine. See on see mõtlemise koht.
Ja mul on hea meel, et me õiguskaitsesüsteemides üha enam mõtleme ka politseiga sarnaselt ja püüame seda juurutada igal tasandil. Personaliotsused, mis see tähendab? Vahel ma mõtlen, et meil on 2 võtmesõna riigis, mis alati aitavad. Üks on koolitused ja teine on võrgustikud. Ja need aitavadki, väga sageli aitavad, aga mitte iseenesest. Koolitus aitab, aga minu meelest minu kogemus ütleb, et koolituste kõrval sama oluline, vähemasti õiguskaitsesüsteemi jaoks, on personaliotsused. Keda me nende inimestega, keda me nende juhtumitega tegelema paneme. Sest nii mõnigi politseinik, prokurör, teate, ta on majandusasjade analüütikuna super. Ta on riigile nii oluline, et selles mõttes, et paremat spetsialisti temast on raske leida. Kui me paneme ta tegelema perevägivallaga, koolitame teda, ükskõik kui mitu tundi me talle seda koolitust anname, kui ta loomus ei võta seda vastu, siis see koolitus ei hakka külge. Ja inimesed on erinevad, õiguskaitsesüsteemid on suured, et ma arvan, et üks võtmeküsimus on leida üles need inimesed, kes nende asjadega kõige paremini toime tulevad, kes näevad suurt pilti, kellel on empaatiavõime, aga mis seal salata, kes ainult emotsioonidel ei lase juhtida oma otsuseid. Ja koostöö teiega. Nii nagu ma ka ütlesin, et nii nagu me püüame rääkida Sotsiaalministeeriumiga nendest võimalikest tugiisikute süsteemist, nii nagu me ohvriabi osas oleme Sotsiaalkindlustusameti juhiga põgusalt arutanud selle üle, et sealt peab minema edasi, et kuidas me saame just nimelt omavahel tööd teha võimalikult selliselt, et kannatanu saaks sellest abi, et mitte koostöö meie vahel ei ole primaarne, vaid sellest koostööst välja kasvav abi kannatanule on ju see, mis on määrav. Aga kohalike omavalitsuste tasand. Fakt on see, et ka politsei ja prokuratuur jällegi seda kogukondliku tasandi, kogukondliku koostöö teemat püüab väga jõuliselt juurutada ja mitte ainult perevägivalla, see on ka teiste kuritegude puhul, mis ei ole tänased teemad, aga kui me räägime joobesjuhtidest või me räägime lastest, tegelikult sama teema, kogukond teab, kogukond peab märkama ja kogukonna kaudu on võimalik tegelikult aidata kannatanut. Kommunikatsioon, see on ka üks huvitav teema. Ma arvan, et see on ka üks nendest teemadest, kus võiks öelda, et kõik on ju hästi. Ma arvan, et ta läheb järjest paremaks. Mida ma pean selle all silmas, et omavaheline kommunikatsioon nii üksikjuhtumi kui üldisel tasandil. Ma arvan, et me peame omavahel ka rääkima. Et me teaksime, et mis on meie otsuse taga. Miks me oleme jõudnud ühe või teise menetluse otsusega sinna, kuhu me oleme jõudnud. Või miks on meie selline laiem pilt, laiem arusaam, vot selline, nagu ta on. Me peame vältima seda, et kannatanu või potentsiaalne kannatanu, kes tegelikult vajab abi, kes loeb lehte, saab kommunikatsiooni, saab signaali, et kas see riik omavahel ikka teab, kuidas nad mind aidata tahavad, ma ei tea, kelle juurde ma minema pean, seda peab vältima. Ta peab teadma, et ükskõik kuhu ta läheb, ta saab abi. Ja kui meil ongi teinekord eriarvamused, las nad olla. Las nad olla, aga räägime need omavahel selgeks. Sest samavõrd oluline, kui on meie omavaheline kommunikatsioon, sest selle omavahelise arusaamade selgituse kõige selle kaudu me saame tegelikult teha kohe seda järgmist, me saame ühiskonda teavitada koos, sest tegelikult see eesmärk meil on ju sama. Jällegi, anda kõikidele kannatanutele sõnum, et riik on olemas, teie olete olemas, me aitame teid, tulge ja rääkige. Ja alati ei ole vaja rääkida võib-olla nendest juhtumitest ka kõige, seda me peame ka tegema, rääkima nendest juhtumitest läbi nende nii-öelda mustade juhtumite. Aga ma arvan, et ka see on meie roll, leida üles tegelikult need eeskujud ja lood. Panna rääkima kannatanule. Et tegelikult ma arvan, et kui meie läbi heade juhtumite suudame üles leida need kannatanud, sest me teame ka seda, et kannatanud ei lähe ju ise kergelt, kes see läheb
lehetoimetusse või ütleb, et ma tahaks teile rääkida oma loo sellest, kuidas ma tulin sellest ringist välja. Kuidas ma avastasin, et tegelikult olen ma tugev naine ja ma saan hakkama. Ja ma ei pea elama vägivalla keskel. Aga ma arvan, et see on meie roll. Toetada, tunnustada neid ja lasta neil rääkida oma lugusid. Loomulikult, ühiskoolitused, mida me peame ka tegema, kas või selleks, et olla ühises ruumis ja mul on hea meel, et kui ma vaatan prokuratuuri poolt korraldatavate ümarlaudade nimekirju, siis mul on hea meel, et ka need, mis puudutavad lapsi, naiste vägivalda, ma näen seal järjest rohkem väliskülalisi, ma näen seal teid. Ja mul on selle üle ainult hea meel, sest see on ka üks koht, kus me saame üksteisele jagada parimat praktikat, teadmisi, tausta. Ja see viimane on prioriteedid ja lapsed. See on see, mis on reaalsus, ma ei hakka tagasi minema nende numbrite peale ja ma kindlasti ei taha öelda, et me perevägivalla juhtumitest tegeleme nende juhtumitega, kus kannatanud on lapsed. Ei. Me püüame tegeleda sellega, mis seadus ette näeb ja kõigega, millega peab tegelema, millega on vaja tegeleda, sõltumata sellest, kas seal on lapsed või ei ole lapsed. Küll aga ma tahan öelda, et nagu ma rääkisin teile nendest numbritest, kus me peame tegema valiku, millega tegeleda täna, homme. Nagu me peame võtma need 2 asja ja panema need järjekorda, kummaga enne. Siis me valime selle, kus on lapsed. Miks? Sellepärast, et ma arvan, et meie peame mõtlema riigi peale 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, 150 aasta pärast. Ja sellepärast me peame panustama lastele. Me peame panustama sellele, et me minimaliseerime selle laste hulga, kes perevägivalda näevad pealt. Ja sellepärast tuleb võtta need asjad esmajärjekorras. Kaua mõtlesin ma selle peale, et mis on meie ühine eesmärk teiega. Ma mõtlesin selle peale, et mis see on? Vägivallatu ühiskond. Jama. See pole reaalne. Vähem vägivalda. Liiga vähe ambitsioonikas mu meelest. Ja siis ma jõudsin selle lauseni, et minu meelest on meie ülesanne tagada igaühe õigus vägivalla vabale elule. Ja selle alla mahub kõik. Selle alla mahub meie töö, teie töö ja kui nüüd teie hulgas on juhte, siis nad teavad, et aga eesmärgid peavad olema mõõdetavad. Ongi. Ma arvan, et kui me täna oleme midagi kokku leppinud ja me läheme seda ühist teed käima, siis ma arvan, et sellele meie ühise eesmärgi toimimisele või mitte toimimisele annavad vastuse uuringud. Uuringud, need, mis räägivad vägivalla kogemisest, vägivalla tajumisest. Ja kui see väheneb, siis me oleme õigel teel, sõltumata sellest, mida teeb kriminaalasjade või süüdimõistetute arv. Ja see ühine eesmärk peabki olema see, et märgata ja mitte aktsepteerida vägivalda. Seesama, reageerida kiirelt, vahetult ja adekvaatselt. Lepime kokku, et jaa, loomulikult kriminaalmenetlus, aga lepime kokku ka selle, et kõige olulisem on see, et kannatanu saab aru, et riik reageerib. Kas see olete teie, kas see on arstid, kas need oleme meie. Siis vaatame, kui kannatanu oma esmasabi kätte on saanud, et igaüks teeks oma tööd. Seesama kohene tugi. See kohene tugi nii kannatanutele kui nendele lastele, kes seda vägivalda on näinud ja selle säilimine. See säilimine, mis seal salata võib-olla prokuratuuri kontekstis on natuke egoistlik, aga las ta olla, sest tegelikult ka see kannab ikkagi endas kannatanu huve, milles see egoism seisneb. See seisnebki selles, et nagu ma ütlesin, et meie jaoks nende juhtumite puhul on kõige raskem osa see, et meil langeb ära tõendiallikas. Meil ei ole tõendit. Meil ei ole kannatanud, kes tahab kannatada ja me näeme ometigi, et ta on kannatanu, kes kannatab. Ja sellepärast on see tugi oluline. Olles olnud ise prokuröri tööd teinud 20 aastat, viimasel ajal kohtusaalis käinud häbematult vähe, siis ma julgen öelda, et see on väga oluline, kuidas sa kannatanule enne istungit selgeks teed. Ma olen näinud neid pilke, taha küll kellegi peale nagu käega näidata, aga kui
seal pingis istub vägivallatseja ja mina olen see, kes teda peab küsitlema. Minge vaadake kohtusaalis, kui ma arvan, te olete ka käinud seal, see kannatanu pilk otsib ainult seda vägivallatseja pilku. Ja see on lõputu töö talle enne istungit selgeks teha, et vaata mulle otsa, ära vaata mujale, mina küsin, sina vasta, vaata mulle otsa. Ja reaalsus on jällegi see, et nagu ma kirjeldasin teile juhtumite arve, siis ma ju valetaks teile, kui ma ütleks, et need 10 prokuröri riigis suudavad iga kannatanuga tegeleda nii, nagu seda on vaja. Lihtsalt aega ei ole. Aga tegelema peab. Ja see ongi nüüd see, et kokku leppida, kes mis etapis, kuidas tegeleb. Et ma arvan, et see mõte ja ärge võtke seda, et täna ei saa, et kunagi, kui meil tulevad uued seadused, et siis me saame võtta tugiisikuid kaasa ja nii edasi. Tegelikult läbirääkimised prokuröriga, kohtusaali tarvis, üldmenetlused, see kõik on võimalik. Ma võtaks teid rõõmuga kaasa, istute minu kõrval ja tegelikult võib-olla sellel inimesel on sellest tuge, et ta saab vaadata teile otsa, sest teid ta teab sellest hetkest peale, kui ta tuli varjupaika. Ja ta usaldab teid rohkem kui mind, sellepärast, et mina olen tema jaoks siiski veel võõras, ma ei ole talle seda vahetut abi andnud ja see ongi normaalne. Aga hea on see, kui tal on valida minu või teie vahel. Olgem ausad, vahet ju ei ole, kelle otsa ta vaatab. Peaasi, et ta ei vaataks sinna, kuhu ta ei tohi vaadata. Ja seesama, mida ma ka kommunikatsioonist rääkisin, et minu meelest on oluline näidata, olgu see naiste väärikus, olgu need lood, oluline on näidata tegelikult nendele kannatanutele, kes ei tunnista võib-olla, et nad on kannatanud, kes ei taha sellest rääkida, sest see on häbi. See on vale häbi ju, me teame ju. Aga oluline on näidata just nendele, kes praegu võib-olla istuvad kodus, kuulavad ja mõtlevad, et ma tunnen ära oma loo. Mina ka ei räägi, või nii nagu alustas härra Laanet, varjan meigiga oma nägu, siis tegelikult nendele tuleb rääkida seda, et vägivallatu elu on võimalik. See ongi normaalne elu, see on elu ja see on teie õigus samamoodi. Ja inimloomus on nii tugev, et te olete võimelised välja astuma ja elama oma elu teistmoodi, kui te seda siiani olete elanud. Aga see ühine tee, kuidas need ühiste eesmärkideni jõuda, siin on palju selliseid üldisi lauseid jälle, et kui te nüüd mõtlete, et nii, aga mis selle üldise lause taga on, siis minu jaoks on selle iga lause taga üks selline seesama, selgelt mõõdetav asi, milleni me võiksime tagasi tulla 2 aasta pärast, kui me oleme saanud vaadata. Ühiskondlikud ja konkreetsed kokkulepped. Ma hea meelega küsin oma kolleegide käest, et mitu kohtumist teil siis olnud on kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega, võrgustikega, mis toimuvad kohapeal, kui palju see võrgustik on läbi vaadanud, kas järelanalüüsi või eelanalüüsi käigus konkreetseid juhtumeid, kuidas me oleme saanud kannatanut aidata, kui mitmel korral on käinud prokurör võib-olla koha peal või politseinik haiglas, kuhu on sattunud see perevägivalla ohver. Me peaksime vaatama, et kui mitu kohtumist aasta jooksul toimub selles mõttes piirkonna varjupaiga juhi ja kogukonna ringkonna prokuröri vahel. Üksteise toetuse mõistmine, jällegi, väga selgelt ma arvan, et see ei tohi jääda ainult jutu tasemele, see ei tohi jääda retoorikaks, et räägime, et aitame, lähendame, ühendame ja nii edasi. See peab milleski väga konkreetses väljenduma. Ja seesama, me peamegi vaatama, kui palju meil on olnud siis neid ühiseid ümarlaudu, kus me oleme väga selgelt kokku leppinud mingid põhimõtted, kus me julgeme minna teie toel võib-olla ilma kannatanu ütlusteta kohtusse, kui meil on muud tõendid kõrval ja nii edasi ja nii edasi. Või et ühine selgitustöö või kannatanute julgustamine. Ma arvan, et aasta lõpus on mõistlik vaadata, mitu ühist pressiteadet meil siis on läinud. Või mitu lugu me oleme tegelikult pakkunud nendele kannatanutele või kogukondliku lähenemise osas samamoodi. Et kas need, mis me oleme aasta alguses enda jaoks öelnud, et kogukond ütleb, et need on need perekonnad, millele peab tähelepanu pöörama. Kas me aasta lõpuks saame nagu vaadata peeglisse, öelda, et me tegime kõik endast olenema, et selles piirkonnas neid kannatanuid päästa ja säästa. Ja ma usun sellesse, et
vahetud kontaktid ja vastutajad on see väga lihtne ja praktiline märksõna, mis võiks meid edasi viia. Siin nad on. Mina julgustan teid saatma, ma jätan teile selle esitlusega hiljem, et te saate need kontaktid. Kirjutage neile, küsige nende käest, otsige abi. Ja kui te ei saa, siis te võite alati meie prokuratuuri meili peale panna ühiskirja. Ma ei luba, et ma igat üksikjuhtumit ise vahetult teid aitan, aga ma luban teile seda, et ma aitan teil leida selle, kes aitab. Ja minu poolt ongi kõik. Lõpetuseks ütlen aitäh ja aitäh selle eest, et te mind täna kuulasite, aitäh selle koostöö eest, mida te olete pakkunud ja aitäh selle eest, mis tööd te teete, sest see on imetlust väärt. Aitäh, Lavly Perling!